No hommikul ei olnud vett, nagu ma aru saan. Ei olnud, jah. Oli häiriv ka või jäi midagi tegemata ka? Jäi midagi. Mul kass ajas mind 4 ajal üles, et mõtlesin, et nõud jäid õhtu, et pesen ära. Ja ei olnud, jah. Siis läks vahepeal jälle ära ja tuli tagasi, siis läks vist jälle 8 ajal ja mitu korda nii. Ma vaatan, et nüüd ostsite kohe päris korralikult vett koju. Jah. Igaks juhuks, jah? Jah, aitäh. Ta andis, et ostime 10 liitrit vett ära ja siis paari minuti pärast tuli tagasi. Õpetaja kirjutas toredasti, et ta elab siin kuskil metsa taga, et ma võin kanistritega vett tuua, kui vaja on. Et me oleme lihtsalt siin varemgi olnud ilma veeta ja oleme ilusti hakkama saanud. Kirjeldab Tabivere lasteaia direktor ärevat hommikut. Kuna kokku oli saanud hommikusöögiks varem vee ära võtta, siis otsustati, et lasteaeda veel esialgu kinni ei panda. Et andsin naistele teada, et vett ei ole, et ärge ära ehmuge, et aga esialgu võtame kõik lapsed vastu. Ja nii me ka tegime, et andsin ka vanematele teada Eliisi kaudu, et meil ei ole hetkel vett, et pange ennast nagu valmis, et kui on ikkagi error, et siis me nagu selles suhtes kaua vastu ei pea. Ja kuna vett ei olnud, siis jäeti tunnid ära ka siin samas Tabivere põhikoolis. Õpilaste jaoks oli see muidugi väga hea uudis. Jah, huvitav hommik, ootasime peale vaheaega kooli ja siis sain temalt teada, et kool jääb ära ja siis läksin magama tagasi. See on väga tore päev olnud, et niisugune juhuslikult vaba päev. No suhteliselt oleks võinud saada kauem magada. Kell 7.45 me veel ei teadnud, kaua veerikke eemaldamine aega võtab ja koostöös koolipidajaga otsustasime siis õppetöö täna ära jätta. Ja ma arvan, et siuke sisseelamiseks peale vaheaega oli üks väga mõnus ja tore päev, et õpilased said vähemalt harjutada varast ärkamist, aga tõsine õppetöö hakkab siis alles homme pihta. Tabivere alevikku varustab tsentraalse veega Emajõe veevärk. Nende andmetel algas veekatkestus kella 5 paiku hommikul. Vesi oli tagasi kella 8:30 ajal hommikul. Pärastlõunal selgus ka veeavari põhjus. Ja põhjuseks oli kortermaja ühendustorustiku peal olev suhteliselt suur avarii, mis siis ei tulnud kuidagi varem välja, vaid jooksis maja keldrisse. Inimesed siis ei märganud ka seda ise ennem. Seal oli siis uputus või? Keldris jah, et üpris suur tõenäosus on see, et see torustik lihtsalt on oma aja ära elanud, et kõik, mis on tänava peal ja ühisveevärk, see on uuendatud meil, aga kinnistused torustikud on üpris sageli kõige suuremaks jooksteks riskikohtadeks. Kortermaja ühendustorustiku avarii tõttu jooksid veereservuaarid tühjaks. Kuna see voolulk läbi selle suure torustiku oli nii suur, siis võiks öelda 2,5 korda suurem kui kogu asula veetarbimine kokku, siis me jooksid mahutid veereservuaarid jooksid tühjaks. Praegu uuritakse, miks ei tulnud automaatset teadet selle kohta, et mahutite veetasapind on jõudnud kriitilise tasemeni.